Täpselt nii lasti täna Järvamaal õhku maanteesild, mis on ehitatud juba 1963. aastal ja remonditud 1998. aastal. Kuna sild oli aga piisavalt amortiseerunud, siis see lammutati ja ehitatakse ümber teraskaarsillaks, mis vastab juba tänapäevastele normidele. Vana nimega Biometsa ja uue nimega Jõeküla sild läheb asendamisele ja selleks, et viimane välja pigistada sellest kivist, siis kaitseväelased said jälle kätt harjutada ja tegime väikse paugu. No nagu aru võib saada, siis ega paljud ütlevad ka, et odavam on õhku lasta, kui hakata vana lammutama. Ma selles osas ei ütleks, et odavam on või kallim on, lihtsalt me saame viimase sellest kivist välja pigistada, nagu ütlesin, ja nemad saavad ka oma kogemusi, mis on väärtuslikud ja nii nagu liitlased ütlesid, siis kuskil mujal täna veel niimoodi ei tehta, et kõigil on õppida midagi. Ning kogemust kiitsid ka kaitseväelased, kes silla õhkisid. Harjutati silla lõhkamist seekord erinevate meetoditega. Välja tuli üllatavalt hästi, et seekord meil oli võimalus katsetada selliseid lihtsamaid lahendusi, mida tavavaristamise puhul ei teeks, et rohkem niisugust sõjahõngu ja tuli välja üllatavalt hästi. Siin kuulda oli, et ka liitlased ütlesid, et ega nemad kuskil mujal maailmas väga ei ole näinud, et võib vist öelda küll, et Eesti on selle koha pealt ainulaadne koht. Et meil on siin selle koha pealt väga hästi, et meil on võimalus harjutada ja proovida, et nagu ma siit ka kuulsin, siis ei Saksamaal ega paljudes muudes Euroopa riikides ei tohi sõjavägi niimoodi rahu ajal väljapool oma piire midagi suurt teha. Kui tihti tuleb ette kaitseväel, et nad saavad ühe vana silla, öeldakse, et laske õhku? No viimase ajal on tulnud päris tihti. Et eks ta ongi selline, et kuidas võimalust on ja endal jõudu. Aga jah, ütleme sellise, täna on 2 aasta jooksul juba vist 4. Nii et pioneeridele igati tegus päev olnud ja on mida kõrva taha panna olnud? Absoluutselt, et õppetunde on siit väga palju, mida me saame kasutada. Silla ümberehituse maksumus on 475 592 eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde ajal on tagatud jalakäijatele läbipääs ajutise jalakäijate silla kaudu. Ühistranspordi ja sõiduautode liiklus on korraldatud mööda kohalikke teid ning see on vastavate liikluskorraldusvahenditega ka tähistatud. Ta oli vana, halvas seisus ja liiga väikese kandevõimega meie jaoks, nii et asendame vanu sildu aega mööda, nii kuidas nende seisund oma ajaga kätte jõuab. Nagu aru võib saada, siis mõneks hetkeks on siis see tee, mis läheb Väätsalt Väätsa prügilasse ka suletud ja tuleb hakata ringi sõitma inimestel. Mõnda aega tuleb ümbersõitu kasutada ja ringi sõita, aga õige pea vist oli augustikuus, septembrikuus on juba uuesti teed lahti ja siis saab üle uue silla sõita. Nagu ma just ennem alustasin ka, et Maanteeametil on viimasel ajal päris tihti sildasid õhku lastud, et millal siis järgmine sild õhku lastakse? Teeme tööd, otsime ja küll me siis teada anname, kui me jälle laseme.